nagu ma ütlesin, et see ei saa vastata jah või ei, et selles mõttes, et nii on, et me oleme riigis püüdnud vaadata kõiki strateegiaid, arengukavasid ja sealt edasi rakendusplaane, mida iganes mingisuguse selges süsteemis juba umbes viimased 3 aastat. Ja selles mõttes meil on nagu nägemused, mida hoiab Justiitsministeerium, mida hoiab Siseministeerium. Ja seal all tõesti suure tõenäosusega loomulikult vägivalla vähendamise kohta mingisugune eraldi plokk tuleb. Naistevastase vägivalla vähendamise kohta ka eraldi plokk, oskate lubada juba? Tahaksite, et oleks? No ega loomulikult kõikide vägivalla ilmingutega tuleb tegeleda. Ei saa niimoodi, et me nüüd ütleme... Lipsas käest. Kuulge, et selles mõttes, et ei, ma ei ütle jah, ma ei ütle ei ka, et ma ei saa, seda ei ole võimalik, tähendab vägivalla, ma ütlen veel kord, et me teeme, loomulikult need teemad saavad käsitletud, aga ma ei ütle seda, et tuleb eraldi arengukava ühe asja kohta või teise asja kohta, või tuleb naistevastase vägivalla arengukava ja lastevastase vägivalla arengukava ja meestevastase vägivalla arengukava, no ei tule. Paneme peatüki sisse lihtsalt. No tuleb, kindlasti saavad need käsitletud, selles ei ole mingit küsimust. Ken-Marti Vaher, kas toetate uue arengukava loomist pärast 2014? Minu arust me peaksime võib-olla alustama sellest, et mis meie siht on. Meie eesmärk on, et lähisuhte vägivallale ja naiste vastasele vägivallale pööratakse esiteks rohkem tähelepanu, rohkem raha ja me saavutaksime paremaid tulemusi, et vägivald väheneks. See on eesmärk. Teie küsite meie käest praegu vahendi kohta. Et kas üks vahend sobib või teine vahend ei sobi. Kas peab olema konkreetselt nüüd selles tõesti riigi poolt ja Rahandusministeeriumi poolt hõlmatud ja juhitud strateegilise planeerimise ja väga muude keeruliste asjade hierarhias nüüd üks konkreetne vahend, mille nimetus on selline, nagu te ette lugesite. See on üks võimalus, see on täiesti üks võimalus ja ma arvan, et me saame selle kohta üsna selge vastuse 2014, kuidas lahendatakse, mida me täna ütleme siin väga selgelt ühemõtteliselt jah, nagu Urmas juba jõulise meheliku häälega siin ütles. Loomulikult jah. See oli sooneutraalne, ütleme. See oli sooneutraalne, selge. See oli selle kohal. Jah, suuremale tähelepanu. Jah, rohkema raha eraldamisele ja mis on võib-olla isegi kõige tähtsam, mida me tegelikult ju proovime nüüd ületada siin selle teemaga seoses on tulemuse saavutamine, kus on hõlmatud nii palju erinevaid osapooli. On hulk tegevusi, milles mingi hulk võib olla dubleerimisi, mingi hulk tegevusi, mida tegelikult üldse võib-olla ei tehtagi tulemuslikult, mida me tahaksime oodata. Me tahame sisuliselt ka naistevastases vägivalla teemas, lähisuhte vägivalla teemas, kus osapoolteks on, alates nendest, kes menetlusi läbi viivad, kuni nende ühiskonnaliikmeteni, kes peaksid olema suuremad varajased märkajad, kuni sotsiaaltöötajate, haridustöötajate välja, et me sisuliselt suudaksime nad kõik heas mõttes üheks jõuks koondada, kokku siduda, ja kindlasti siis on vaja ka sellist vahendit, mida te nimetate arengukavana. Jumal õige. Ma nüüd nimetan ümber, et mis võiks see vahend olla, mis tagab tänastele naisühendustele, kes sellega tegelevad, kindlustunde, et see ei jää tähelepanuta edaspidi? See, et me oleme siin kolmekesi kohal. See on väga suurepärane. Mis see vahend on? Kuulge, väga lihtne ja konkreetne ongi see, et õudselt tore on, kui 40, ma vaatan praegune kava on, rakendusplaan algab 46. leheküljest ja lisa 1 43. leheküljest ja kasutatud kirjandus ka. Nii et ühesõnaga, et kas meil on 35 lehekülge mingit teksti või meil on see, et näiteks 4 ministrit, keda ma mainisin, sise, justiits, haridus ja sotsiaal, 4 ministrit istuvad maha, võtavad kaasatud isikud kaasa ja lepivad konkreetsed tegevused kokku, et mida siis teha. Et minu arvates ma eelistaks sellisel juhul seda, et me istume maha ja lepime konkreetsed tegevused kas või igaks aastaks. Selle asemel, et me ütleme, et meil on nüüd 6 või 7 aastaks arengukava, mida me läheme ja siis läheme selle arengukavaga rahandusministri juurde eelarve läbirääkimistele ja siis ütleb jube kihvt arengukava, aga selle aastal... Põrkab tagasi on see oht või? No lihtsalt, mõtlengi, et selles mõttes, et vaataks igal aastal sellele asjale praktiliselt otsa ja vaataks selle asjale otsa, et kui seal on väga palju tegevusi, et Välisministeeriumil omad tegevused, Siseministeeriumil omad tegevused, et kuidagi praktilisem olla selle asjaga. Härra Urmas Paet tahab täiendada. Nagu kõikide asjadega, mille kohta justkui avastatakse, et sellised
halvad asjad elavad meie seas ka. Et eks see peamine asi ju tegelikult on see, et neid inimesi, kes selle teemaga panevad silma kinni või seda tolereerivad, oleks me ühiskonnas järjest vähem. Et see on võtmekoht. Kuidas seda saavutada? No minu jaoks kõige esimene ja kõige lihtsam, ennekõike tulevikku vaadates on kool. On tegelikult see, et mida siis ikka täpselt meile selle ühiskonna õpetuse tunnis või mõnedes teistes tundides koolides õpetatakse. Et jah, me kõik ju teame, et 2 kõige suuremat sotsialiseerijat, kus noored inimesed kõige rohkem aega viidavad, on kool ja on kodu. Noh, kodu peale võime loota, kuskil keegi midagi räägib ja valgustab, kuskil mitte. Aga kool on see süsteem, kus ühiskond tegelikult saab anda edasi sõnumit ja seda väärtusruumi, mida tahetakse edasi anda. Nii et nii-öelda lõpptulemusena me võime rääkida, et seal on midagi arengukava või mingi muu dokument, aga kui sisust rääkida, siis selle väärtusruumi kujundamisel on ikkagi võtmekoht minu meelest täna koolil ja veel täpsemalt öeldes selles, mida täpselt nendes ühiskonnaõpetuse tundides räägitakse. Ma ei tea, kui palju täna ühiskonnaõpetuse tundides räägitakse, siis siiamaani ka Eesti ühiskonnas olnud sellest varjatud probleemist nagu lähisuhte vägivald. Kindlasti on selles koolides kahetsusväärselt palju lapsi, kes on ise näinud seda vägivalda oma kodus või oma lähedaste kodus. Ja kui palju nad oskavad seda tegelikult panna maailma pilti, kas võtavad nad seda nii, et see nii ongi, kogu aeg on olnud ja see ongi ebameeldiv, aga loomulik, või nad saavad sellele siiski ka vähe teistsugusest väärtusruumist või väärtushinnangutest autoriteetselt allikalt ehk õpetajalt või koolist mingisugust seisukoha. Ehk sellest hakkab kõik pihta. Edasi, jah, on see tänane päev. Kuidas täna ja nüüd ja kohe tegeleda nende inimestega, kes koolis enam ei käi ja võib-olla käisid seal ammu ja siis räägid seal hoopis mingit teist juttu. Et ega midagi ei ole teha, et täna jälle, kui me vaatame ühiskonda või riiki või omavalitsusi, siis siin on see raskus nendel omavalitsustel. Et minu jaoks, see on hoopis küll teine valdkond, aga üks õigustusi, miks Eestis üldse nii palju omavalitsusi jätkuvalt on, kui on, üks põhjusi ja põhjendusi saab olla see, et nendes väikestes omavalitsustes ei saa juhtuda selliseid asju, mida täna ikka juhtub. Kui sul on ikkagi omavalitsus, kus on 500 kuni 5000 elanikku, siis ei saa olla seal halvas mõttes anonüümsust. Ei saa olla nii, et see vallavalitsus või sotsiaalametnik ei tea, mis tema vallas toimub. Ja nüüd ongi küsimus selles, kas ta ei tea või ta ei taha teada. Eks? Et mina vedan objektiivselt, see ei ole võimalik, et ei tea nii väikses kogukonnas selliseid asju. Ja siit tuleb siis järgmine samm, et kui keegi astub vahele, reageerib, et mis siis selle olukorraga pihta hakatakse. Ehk siis on see, kuhu me oleme jõudnud lõpuks siis karistus pool või selle olukorra lahendamise pool. Ka nii, et lõppude lõpuks võimalikult vähe inimesi, kes võib-olla niigi on sellest haiget saanud, saaksid ka edaspidi sellest veel haiget juurde. Et see on tegelikult nagu terviklik, et kõik need arengukava ja need sõnad kõlavad nagu väga õõnsalt, sest me kõik teame, et Eesti riigis on toodetud iga aasta 10 igasugust arengukavasid, millest enamik tolmab kuskil kapis ja keegi täpselt ei tea, mis tarkusi sinna sisse on siis kirjutatud. Aga minu meelest nagu ka selle teema, nii nagu ka paljude teiste seda laadi probleemide puhul on need komponendid. On see, et kuidas me tulevikku heas mõttes saame investeerida, et seda probleemi oleks tulevikus vähem. Siin veel kord minu jaoks on võtmesõna kool ja võimalikult lai maailmapilt selles osas ja edasi siis ka need, kes sellega täna peavad tegelema ja muidugi ka ühiskond tervikuna. Et kui sa ikkagi näed ja tead, et midagi sellist kuskil toimub, sellist vägivalda, et sa lihtsalt ei sisenda endale, et see tegelikult ei ole sinu asi. Jah, tegelikult juba lasteaia tasandil vist tuleks nagu tegeleda sellega. Ja Ken-Marti Vaher, palun. Ma oponeeriksin Urmasele selles osas, mis puudutab kohalikke omavalitsusi ja ma pean tunnistama, et mul on täpselt vastupidine arvamus. Tänane üks suuremaid probleeme on selles, et Eesti mitmed omavalitsused on sedavõrd nõrgad, et nad suudaksid pakkuda kompetentset sotsiaaltööd, kompetentset lastekaitsetööd. Ma arvan, et Eestis on kahjuks absoluutne vähemus omavalitsusi, kes sellise tõesti tasemel kompetentsi ja oskusi omab ja kellel on olemas ka vastavad tublid eksperdid. Ja see on üks selge argument, mille tõttu minu arust haldusreformist ei ole meil mitte kuhugi pääsu, sest küsimus ei ole mitte selles, et anonüümsus võiks olla olematu, kui me räägime väikestest omavalitsustega, inimesed
ega inimesed ei identifitseeri ennast, valla või linnaga, nad identifitseerivad ennast palju väiksemate kogukondadega ja omavalitsustest me räägime ikkagi pigem ressursivõtmes, et kas meil on olemas raha, et me suudame palgata tõesti selle kompetentse inimese, eksperdi, kes on siis tegelikult varajane märkaja, eks ju, kes on ka koordinaator, kes on jõudude kokkuliitja ja nii edasi. Et selles osas ma arvan, et meil on väga palju Eestis veel teha ja me oleme alles hiljuti ka Siseministeeriumi valitsemisala juhtidega siin vestelnud mõnede omavalitsus sotsiaaltöötajatega ja peab ütlema, et isegi Tallinna linnas, mis puudutab lähisuhte vägivalda, ühe linnaosa sotsiaaltöötaja ei tea näiteks, kuidas on teises linnaosas sarnane kompetents sisustatud, milliseid teenuseid pakutakse ja linnaosade tasemed on niivõrd erinevad, et seda on isegi jahmatav kuulda. Ja see tegemist on Eesti suurim omavalitsusega, kindlasti kõige rikkam omavalitsusega, eks ju, mis me siis räägime pisikestest, keda Eestis on seal tohutu hulk. Aga mis puudutab kooli, siis ma arvan, et jumalast õige. Kooli kohta lihtsalt üks näide, kui me nüüd õrnalt räägime ka jälle ikkagi rahateemast, eks ju, ja kindlasti seda ka peatselt küsite tervikuna, aga ma toon ühe näite, mille osas kool on kindlasti äärmiselt tähtis. Me teame kõik, et vägivald tekitab vägivalda, eks ju, need lapsed, kes on kogenud vägivaldset keskkonda, kes on selles kasvanud, need kahjuks elavad oma vägivalda välja, kas siis juba koolis, olles koolikiusajad või hilisemas elus. Ja mul on hea meel, et selle aasta 1. septembrist on käivitanud ka Eestis selline projekt nagu kiusamise vastu või kiusamisvaba kool. See on praegu pilootprojektina 1. septembrist käivitanud. Tegemist on tõenduspõhise programmiga, mis on äärmiselt tähtis. See on Soome näitel ka Soomes üsna hiljutine tõenduspõhine programm, mida täna kasutatakse Soomes ligi 90% koolides. Ja selle siht ongi just nimelt see, et vähendada vägivaldset käitumist koolis, et tegeleda mitte ainult kiusamise ohvritega, vaid loomulikult nendega, kes on kiusajad, sest tihti just need samad kiusajad koolis on pärit vägivaldsetest peredest, kus mehed on tarvitanud vägivalda oma naiste vastu ja kahjuks tihti sealhulgas ka laste vastu. Ja nüüd ongi küsimus, mida me teeme. See on üks konkreetne samm, mida me täna oleme ette võtnud. Siseministeerium on esimest korda pannud siia oma õla alla ka konkreetselt rahaliselt, haridusministeerium samuti ja ma loodan, et selle aasta jooksul me selle pilootprojekti edukuses veendume ja saame järgmise aasta õppeaastal juba viia seda palju suurema hulga koolideni ja eesmärk on, nii nagu varasemalt siin ka on öeldud, väga selge. Vähendada vägivaldsust koolis, tegeleda nende laste nõustamise, nende probleemide, nende pingetega, mis ei ole mitte ainult ohvritel, vaid kindlasti ka nendel, kes kasutavad ise vägivalda ehk on kiusajad. Hanno Pevkur. No nii, hea meel, et me leidsime jälle lahenduse naistevastasele vägivallale, milleks on haldusreform. Jälle, on õige asi. Ma võtsin huvi pärast ette vägivalla vähendamise arengukava rakendusplaani selleks ja järgmiseks aastaks, et siin on enamus tegevusi töös ja muuhulgas tänane konverents on siin vägivalla vähendamise arengukava rakendusplaanis kenasti toodud ja et Norra headele partneritele tänu siis selle toetamise eest. Sellepärast me kardamegi, et see lõpeb ära äkki. Ei tasu karta, et selles mõttes, et ega head asjad juhtuvad ka ilma paberile kirja panemata. Et ma võiks ju samamoodi öelda, et vägivalla vähendamise arengukavast ma ei näe näiteks seda, et oleks kirjas karistusseadustiku muudatused. Vaatamata sellele on karistusseadustiku muudatused ette valmistatud ja eraldi sisse toodud raskendava asjaoluna näiteks pere- või lähisuhte vägivallas toime pandud kuritegu, mille puhul on karistusmäär tõstetud seniselt 3 aastalt kuni 5 aastal, et see, mida Urmas mainis, et mis siis lõpuks karistusena jääb. Aga siinkohal ma selle karistuse poole jätaks küll võib-olla kõrvale, et kuigi ka seda on vaja paratamatult vaadata, see on tagajärg. Et eelneva tegevusena ikkagi tegelikult see, mis ma siin nagu mõlema kolleegiga hea meelega nõustun, et ma isegi tuleks allapoole, et kool ja lasteaed on küll koht, kus lapsed enamuse oma päevast veedavad,
aga ilma koduta ei juhtu midagi, et kui seda kodust kasvatust ja kodust arusaamist ei ole sellest, mis on õiged väärtused, et siis loomulikult kandub see edasi ka lapsele ja lapse maailmapilt saab oluliselt muudetud, et mul õnnestus omal ajal natukene teha kaastööd ühe teaduslikule tööle, mis puudutas just nooruki arendamist, nii et selles mõttes, et oli väga huvitav. Et ilma koduta jah, ei juhtu siin ilmas mitte midagi, et kui kodust ei saada neid väärtusi kaasa, mis on õige, mis on vale, siis juhtuvadki asjad, millest hirmsastest asjadest rääkis Urmas välismaalt, aga mis vahest õudsed asjad juhtuvad ka Eestis, mille jaoks on vaja karistusseadust.